Tere tulemast kuulama Euronixi taskuhäälingut. Mina olen Meelis Väljamäe, minuga on täna ühinenud Indrek Sillaste ja meie räägime seekord põhiliselt suuremast kogusest Apple'i uudistest ning seejärel vaatame üle ka mõned teised uudised, mis puudutavad näiteks Fitbiti uusi spordikellasid ja ka mõningaid suuremaid küberrünnakuid või selliseid asju, mida me peaksime teadma ja kus me peaksime oma paroolid ära vahetama. Alustame võib-olla sellest, et selle hilissuve või varasügise oodatum tehnikasündmus peale IFA messi, mis kohe Berliinis algab, on kindlasti Apple'i iga hilissuvine iPhone'i üritus või võib iPhone'i ürituseks nimetada, sest et iPhone on selle põhiline täht, eks ole, ja ilmselt nad näitavad ka muid asju, aga 7. septembril see aset leiab, nii et palju pole enam jäänud. Põhiline asi, mida seal ilmselt me näeme, on siis uued iPhone'i mudelid. Sel aastal kuulujuttude järgi, kuna ametlikku infot meil veel ei ole, on iPhone'i mudelite valikus oodata päris suurt muudatust ja põhiline muudatus on see, et Apple teeb seda, mida temalt nagu kliendid ootavad või mõne jaoks on see kurb uudis, mõne jaoks hea, aga tundub, et mini kaob ära. Mulle iseenesest mini väga meeldis, pisike telefon, eks ole, tegelikult ega seal eriti konkurent ei ole sellises suuruseks, 5,5 tollist ekraani väga ei leia. Ja just käidi poes käiksega otsimas, et kõige väiksem versioon, mis on ja sellepärast tihti Apple satubki valikusse, et kui võtad kätte telefoni, siis ta ikka meenutab seda vana iPhone 5 vist oli see viimane tillukene, päris tillukene, sellist telefoni. Ja seal ongi see, et aga samas kuigi on üksikud või selles mõttes mingisugune kogus inimesi, kes väikest telefoni tahavad, siis globaalsed numbrid näitavad seda, et need ostetakse ikka kõvasti vähem kui suuremaid, et inimesed tahavad odavat ja suure ekraaniga telefoni. Ja sellepärast ilmselt kaob siis mini valikust ära, aga asemele tuleb suure ekraaniga tavaline iPhone, kui siiamaani oli suure ekraaniga oli siis ainult Pro, eks Pro Max, just, siis nüüd tuleb ilmselt iPhone 14 ka enam-vähem sama suure, ehk siis 6,5 või suurem ekraaniga tavaline mudel, mis on siis selline soodsam, aga samas suure ekraaniga, et väidetavalt on see, mida kliendid tahavad, eks ole, et eriti Aasias ja et seal on nagu see suure ekraaniga telefonide turg on nagu väga suur. Kui seni maksis ikkagi suur iPhone väga palju, siis see auk ei nagu mõnes mõttes täitmata, eks ole, ja nüüd on siis Apple plaanis ka see auk ära täita, et pakkuda suurt ekraani veidi soodsam hinna eest. Just. Ja loomulikult üks asi, mida räägitakse, aga mida me ei tea, on see, et võib juhtuda, et ei tule sel aastal odavamatel mudelitel vähemalt uut protsessorit, aga seda me ei tea, et see oleks nagu Apple'i poolt veidi kummaline liigutus, sest tavaliselt ikkagi iga aasta on kõigis mudelites kõige võimsam protsessor sees, eks ole, aga siin mingid kuulutud käivad, et äkki tavalistesse mudelisse jäetakse eelmise aasta protsessori ja siis uuem tuleb ainult Prodesse. Sest et tegelikult seal ongi ju see, et need vahed tänapäeval on läinud ikka minimaalseks, eks ole, samamoodi nagu arvutites, et iga uus protsessor on 5% rohkem võimsust, mida võib-olla ei ole nagu tegelikult väga tarvis ja eriti arvestades, kui võimsad on iPhone'i protsessorid, siis ega me tegelikult seda võimsust mitte kunagi ära ei tarbi. Kuigi kirjade järgi on ju tavaliselt neil see, et 40% võimsam kui eelmine aasta. Ega sa ei tunneta seda, eks? Just. Nendes äärejuhtumites, kus vahe leidmine on juba nii keeruliseks läinud, et nad on lihtsalt kiired, mõnusad sujuvad, aga sa pead ju näitama ikkagi uuel aastal uut numbrit, et sul oleks klientuuri taga. Just. Aga mis teine huvitav asi, mis nagu välimuses muutub, võib-olla jällegi, eks toonitan üle, et kõik, mida me räägime, praegu on tegemist kuulujuttudega, kuna mis tegelikult toimub, seda me ei tea enne, kui 7. septembri õhtu kätte jõuab ja me tegelikult näeme, mida nad näitavad, et siis see kulm või notch, eks ole, või siis see võib ära kaduda vähemalt Pro-mudelitel, mis tähendab seda, et sinna jääb siis sellised üks suurem ovaalne, teine ümmargune auk, nagu oli kunagi mõningatel Samsungi mudelitel, vist kui mälu mind beta, et ühes on siis Face ID kaamera, teises on selfie kaamera, eks ole. S10 vist Samsungil see viimati. Just natukene saab siis sellist ekraaniruumi juurde, kuigi ikkagi ta võtab omajagu ruumi, et sinnamaani, et kogu see asi ekraani alla kaoks ja nähtamatuks muutuks on veel ilmselt mõned aastad aega, et see tehnoloogia ei ole veel valmis. Samsungil on, eks ole, Fold 4 ja Fold 3 on ka, Fold 4 on ta parem, aga ta ei ole ikkagi seal pildi kvaliteet kannatab tänu sellele, et see ekraani kiht on seal peal, eks ole, ja sellepärast ilmselt Apple ei ole valmis seda kompromissi tegema. Eriti on see ilmselt oluline Face ID puhul, kus ta peab sul ikkagi 3 mõõtmeliselt skaneerima, eks ole, ja tagasi võtma seda infot, et turvalisuse arvelt Apple ei ole kindlasti nõus kompromisse tegema, et see on ju teada. Ja ka see oleks iseenesest huvitav muudatus. Ja teine muudatus, mis nagu tarkvara puudutab, on see, et kui Androidiga telefonidel on see alati töös või always on ekraan, eks ole, mis siis näitab ka väljajuhitud tasandis sulle kella ja teavitusi, on päris
pikka aega OLED-ekraanidel peal olnud, siis iPhone'idel pole seda olnud ja nüüd iOS 16 beetades on see kood väidetavalt sees, eks ole, ja Pro mudelitele see ilmselt ka nüüd tuleb, et noh, kindlasti jällegi iseenesest loogiline, kui me vaatame, et need uued lukuekraani vidinad, mis iOS 16 sees on, et need töötaksid väga hästi ka lukuekraani peal, näitavad sulle ilma ja muid selliseid asju, eks ole, see töötaks väga hästi koos, aga eks me siis näe, kas see kuul jutt ka päriselt tõeks saab. Aga võib-olla teine huvitav asi, mis on ilmselt tulemas, sest väga palju sellest räägitakse, on ikkagi siis uus, suurem ja sportlikum Apple Watch. Et Samsung just tegi, eks ole, oma Galaxy Watch Pro, mis on selline Garmini, näed, Indrekul on käe peal, Garmini konkurent, eks ole, kui kaua see kokku kestab sellel? 2 päeva saad? Ei, nüüd on ikka 4+. Aha, niimoodi lausa. Ja ma tegelikult selle eile õhtul oli mul 4. päev kell käe peal. Eile õhtul siis ja 21% oli veel järgi, aga panin õhtul lihtsalt laadima, et lihtsalt hoiaks siis nii-öelda voolu taga, aga nüüd, et täitsa oma katsetusega järgi on siis kõik need keeramised, pulsi teatud aja tagant lugemine, mitte pidev ja ma ei mäleta, mis selles andurites seal veel on, enamus on mul peal igatahes ja tõesti 4 päeva kestis järjest, 4 ööd ja päeva, siis mul on kell ka öösel käe peal just nii-öelda proovimise pärast. Öösel on küll nii-öelda unerežiimis, ehk siis ta nagu, et mind otseselt kui keerad käe näo alla, siis ta läheks heledaks, aga töötab jah, ja võrreldes eelmise kellaga siis, mis oli põhimõtteliselt punkti pealt 2 päeva, siis praegult mina olen saanud 4 päeva need kätte juba. Okei. Mina proovisin seda Galaxy Watch 4 tavalist, eks ole, eelmist mudelit ja mina sain sellega niimoodi natuke üle päeva. Aga jah, et ja Garmini kell, mis on praegu käe peal, on kestab ka 4-5 päeva, sama palju kui siis see Samsung kell. Aga miks me sellest rääkisime on siis see, et tulles tagasi Apple'i teema juurde, on see, et räägitakse ikkagi juba väga pikalt sellest, et Apple toob ka turule sellise nii-öelda spordifännidele mõeldud kella, mis peaks siis Garmini või siis sama Samsung kella konkureerima, mis on Samsungi esimene selline tõsiselt nagu pika kestusajaga ja päriselt nagu tõsiselt spordiinimeste mõeldud kell, et ilmselt Garmin ja Suunto ja sellised jäävad ikkagi veel nagu sellist väga tõsise sporditegijatele ikkagi lemmikuks, aga Apple kindlasti sinnapoole üritab minna ja loomulikult mida räägitakse on see, et suurem ekraan, titaanist korpus, safiirklaas loomulikult, eks ole, ja kõik sellised asjad, mida siis üks tugev kell peaks nagu omama ja mis tarkvara puudutab, siis see ei ole üllatus, et tegelikult WatchOS 9, kui mälu mind ei peta, on siis see uus, mille beta praegu olemas on ja mida nad siis nagu lõppversiooni tavaliselt siin selle ürituse ajal avalikustavad. Seal on ju väga palju erinevaid selliseid väga edasijõudnud spordifunktsioone, mis nagu päris tõsiselt ikka Garminile ja Suuntole kandadele astuvad. Nii et näha on, et nad võtavad seda turgu nüüd järjest tõsisemalt ja nende soov on ka sealt tükk ära hammustada nii-öelda ja ilmselt päris huvitav saab olema näha, kuidas see neil õnnestub, et väga põnev igal juhul, et selline spordikella konkurents läheb tugevamaks, et kui siiamaani oli siis nagu põhimõtteliselt valida, kas sa võtad kauakestva akuga spordikella või võtad kõvasti targem, aga vähem kestva akuga nutikella Samsungi või Apple'i, siis praegu nüüd tundub, et need nutikella tootjad lähevad järjest sportlikumaks, samamoodi tegelikult ka spordikellad lähevad järjest nutikamaks just, jah. Et Garmini kellad ikka lähevad nagu järjest nutikamaks, kuigi nende rõhk on siiski jätkuvalt veel spordifunktsioonidel, eks ole, ja aku kestvusel. Aga väga huvitav, mida me ei näe, mida me kindlasti tõenäoliselt selle üritusel ei näe, on arvutid, eks ole, et ilmselt me ei näe seal ei uut Mac Prod ega ka uusi MacBook Prosid, mida näidatakse meile kas hiljem, sest tavaliselt Apple teeb eraldi veel arvutite üritus enne aasta lõppu, et eks me siis seda näeme, aga see konkreetne 7. septembri esitlus on ikkagi puhtalt, ma eeldan ja usun, kellad ja telefonid, eks ole, et see on tegelikult ka Apple'i põhimüügiasi, mida võib veel tulla, millest kohati räägitakse ja kohati jälle ei räägita, et see on nagu segane ja me ei tea, on see, et kas tulevad uued AirPods Prod ja kui tulevad, siis väidetavalt võivad tulla ka siis sellised, kui siiamaani on Apple'i klappide selliseks eristuvaks osaks on siis selline varas, eks ole, kus mikrofonid on, mis kõrvast välja ulatub, siis väidetavalt uued Prod võivad tulla ilma selleta, ehk siis hakkavad nägema välja rohkem nagu konkurentide klapid. Et mis eeldab ka siis seda, et kui mikker on kaugemal, siis Apple on ilmselt meeste selle poolest, nad teevad siis mingisugused tarkvara algoritmid, mis selle heli sealt, mikrofoni heli sealt või siis kõne piisavalt hästi kinni püüab, eks ole, mikrofoni kaudu, nii et eks me näeme seda. Apple'il volditavast telefonist pole midagi kuulda olnud?
no kindlasti on neid laborid täis neid prototüüpe, aga ma usun, et me oleme aasta, võib-olla isegi paari kaugusel sellest, et nad ikka üritavad teha niimoodi, et see tehnoloogia oleks nagu päris täiuslik ja ma kujutan ette, et Samsung ja LG, kes siin ekraane toodavad poe, eks ole, Hiina suur ekraanitootjad, ilmselt kõige ägedamad prototüübid, uued ekraanid jõuavad kindlasti kohe ka Apple'i laboritesse ja kõik tahavad ju seda Apple'it kui suurt klienti enda ekraane ostma, eks ole, et kindlasti see arendus käib, aga nad kindlasti ei tee seda enne, kui seal on saavutatud mingisugune küpsus nii-öelda, et lapse haigused on välja ravitud ja siis sellised eksperimendid on ära tehtud ja siis Apple teeb mingi asja, mis on teistest parem, nagu nad tavaliselt kipuvad tegema. Paari aasta pärast tuleb suur uudis, volditav telefon. Apple leiutas. jah, just, täiesti uus seade. jah, nagu Apple leiutab kõik teised asja, mis ammu olemas on. Just. Aga võib-olla siis räägime ka sellest, et mida veel Apple leiutas, mis teistel olemas on see, et iOS-i kipuvad tulema reklaamid ja reklaamid ründavad meil praegu nagu igal pool, et Netflix teeb odavama reklaamidega paketi, eks ole, ja Samsung on näidanud kohati päris nagu tüütuid reklaame Samsung näitab tavaliselt mitte siis nagu mingite kolmandate asjade reklaame, või näitab tavaliselt oma seadmete reklaame, et kui sa oled ostnud uue telefoni, siis ta ütleb sulle mingil hetkel kuskil Samsung äpis, et kuule, et telefon on, aga sa kella ei taha. Et natukene tüütu ja iPhone, väidetavalt see Apple toob ka iPhone'i reklaamid ja esimene koht, kus reklaame me näeme, on Maps, mis on minu arust kõige loogilisem koht, sest kes kasutab Google Maps, teab, et Google Maps on nagu ongi reklaami täis, eks ole. Aga ja Maps on ka kõige loogilisem koht, kus reklaami näidata, sest et kui ikkagi mõni restoran tahab olla esile tõstetud, siis ja kui see on piisavalt hästi ära eristatud, et see on reklaam, eks ole, siis tegelikult see ei olegi võib-olla halb. Aga palju parem variant kui see, kui see reklaam oleks kuskil mingisuguses galerii äpis, et kuule, et siin on mingi uus fototöödustarkvara, eks ole, või midagi sellist, kuigi teine koht, kus tegelikult ka Google Play hästi palju reklaami näitab ja tegelikult ka Apple nii-öelda maksuliselt või raha eest esile tõstab, ongi siis äpipoed, eks ole, et seal on selge see, et kui mõni arendaja tahab ennast esile tõstetud saada, siis ta peab sellest ka maksma ja see siis toimub, eks ole, et see on niisugune veidi nähtamatum liigutamine kui siis selline päris Mapsis või mõnes muus äpis olev reklaam, eks ole, aga see toimub kogu aeg. Kui paljud ei tea, need Apple'i kasutajad üldse kasutavad seda Apple'i oma Maps'i või ongi reaalselt kasutavad seda ja Google Maps ei kasuta, sest ta näitab ju reklaam ikkagi oma Apple'i Maps'i rakenduses. Suhteliselt palju, eriti USAs, sellepärast, et seal on Apple Maps suhteliselt hea viimasel ajal ja teine asi on muidugi see, mis on nagu Apple'i eelis või mis on Apple'i jaoks hea, aga võib-olla kasutajaks mitte niivõrd, on see, et Apple teatavasti ei lase ju lihtsalt või mõnikord puhtul üldse muuta vaikimisi äppe ja kui sul ikkagi on kuskil link aadressiga meilis või sõnumis ja selle avad, siis avab vaikimisi Apple Mapsis ja sa ei saa sellest üle ega ümber ja sellepärast inimesed kasutavad Apple Mapsi palju isegi siis, kui nad seda teha ei taha. Neil jääb muud üle. Aga jaa, et selles mõttes Apple Maps on tegelikult vanasti oli see Google Mapsiga vahe meeletult suur, siis praeguseks on see vahe nüüd palju väiksemaks ja meie siin oleme jällegi veidi sellise vaeslapse osas, aga USAs ja mõningates Lääne-Euroopa riikides, mis on Apple'i põhiturud, on see vahe läinud ikka väga väikseks, kuna seal nad tegelikult investeerivad palju ja sõidavad oma kaardimasinatega ringi ja joonistavad ja teevad, eks ole, et koguvad andmeid, nii et selles mõttes on päris heaks need Apple Maps ka, nii et ei saa selles mõttes nagu väga kurta. Kuigi Google Mapsil on seda tehisintellekti ja seda andmete kogumise eeliseid siiamaani veel on, eks ole, eriti mis puudutab just siis juhiseid, kui kiiresti ja kuhu sa saad, eks ole, et neil on lisaks Google Mapsile, inimesed kasutavad ja andmeid jagavad, on ju Waze, eks ole, mis ongi selle jaoks mõeldud ja sealt saab nagu väga palju andmeid kätte. Ja Waze'i andmed siis liiguvad mingi viivitusega Google Maps üle, eks ole, selles mõttes on Google nagu see eelis ja selline crowdsourcing või inimeste poolt jagatavate andmete põhine soovituste pakkumine on Google'i puhul nagu hetkel veel kindlasti veidi parem. Õnne võib samuti Apple'ile soovida, sest et kohe saab ka iPhone 15 aastaseks ja ükskõik, kas me oleme suured iPhone'i fännid või ei meeldis meile üldse, aga ei saa ju keegi üle ümber sellest, et iPhone ikkagi muutis drastiliselt nutitelefonide maailma ja kui iPhone'i poleks tulnud, siis ma arvan, et meie seadmed oleks hoopis teistsugused ja kindlasti kõvasti kehvemad. Ehk siis teerajaja ta oli ja huvitav on vaadata seda sellist journey't või sellist teekonda, et kuhu me oleme jõudnud ja kui suureks on meie ekraanid läinud, kui palju paremaks on läinud ja kui vaatame seda esimest iPhone'i, mis 2007 välja tuli, siis seal on ikkagi 2/3 on ekraan ja 1/3 on ääred, eks ole,
ja pisike on ta ka, aga samas ta võib tunduda pisike, kui me vaatame teisi sama aja telefone, siis ega tegelikult sama hea ekraaniga ja sama suure ekraaniga väga palju naljalt ei leidnud. Ja mida paljud ei tea, on see, et esimene iPhone tegelikult ei olnud tehniliselt võttes nutitelefon, sest et App Store'i seal ei olnud, eks äpp sa allaadida ei saanud, kõik mis peal oli, see töötas kogu lugu, eks mida Apple sulle andis, see oli. Aga mis see oli see, et väga hea fotogalerii, üsna hea kaamera ja muidugi iPodi asendus ehk siis iTunes ja see muusika osa oli neil ikkagi kõigist peaaegu ees, eks ole. Ja 2008 aasta hiljem tuli iPhone 3G, mis tegelikult tõi endaga App Store'i ja muutis kogu selle äppide majanduse hoopis teistsuguseks ja mis oli nagu Apple'i poolt suur uuendus tol hetkel oli see, et sellise äpipoode oli ka teisi. Windows Phone'ile või siis tollal oli juba Windows Phone olid olemas äpipoed ja Nokia seadmetel olid olemas äpipoed, aga vahel sellest see valik oli kehv, need äpid ei olnud väga head, nad maksid meeletult palju, ma mäletan, et seal mingisugune Office'i rakendus maksis mitusada eurot ja Apple tuli ja tõi need 99 sendised äpid, eks ole, et see oli nagu selline täiesti muutus, eks ole, et kui kunagi varem ei osanud kõige oodata, et sa võid osta äppe samamoodi nagu muusikat väga odav hinna eest, väga korralikke ja arendajad teenivad siis selle koguse pealt nii-öelda, eks ole, et mitte see, et 2 inimest ostavad 200 eurise, vaid 2000 ostavad 2 eurise. Yes. Et see vahe tuli. Ja muidugi nagu ikka siis Apple'il kombeks on, nad tegid neid S-seereid, mis olid siis uuendatud sisuga, aga sama välimusega, aga tegelikult väga suured uued ja eristuvad mudelid olid iPhone 4, mis lisaks sellele, et ta tõi sellise kandilise metallraamiga disaini, mis oli nagu täiesti omast ajast ees, ma julgeks öelda, oli iPhone 4 selliseks suureks trumbiks oli see, et oli esimene väga hea telefonikaamera. 2010 oli see 12 aastat tagasi. Ja sealt hakkas tegelikult see korralik telefonifotode tegemine pihta, et Samsung tegi samal ajal vist Galaxy S3, kui ma mind ei peta, mis oli siis nagu järgmine hea kaameraga telefon peale iPhone'i. S2-st, Samsungil tuli jämst S2-st edasi läks just. Juba siis hüpe tuli sisse. Just, ja järgmine suur uuendus oli iPhone 5, mis tegi ekraani suuremaks ja korpus väiksemaks, ja tõi ka siis selle iPhone 5C, mis oli selline värviline plastikkorpusega, mis oli vist siiamaani ainus iPhone, mis üsna kolinal läbi kukkus, et siiamaani on kõik mudelid hästi edukad, aga see värviline odav mudel ei toiminud rahva juures. Paljud pidasid sellest lastele mõeldud suunaks, et laste jaoks on kergem plastikkorpus, natuke soodsam ka, aga enamusel oli ikkagi telefoni hinnas lapsele ostmiseks jäi liiga kalliks. Et sellepärast ma arvan, et ebaõnnestus võib olla sul vahel. Ja selline salajane uuendus, mis võib-olla on natukene läinud, võib-olla jäänud nagu kahe silma vahel, on tegelikult iPhone 6, mis on 2014, et seal oli paar väga suurt uuendust. Esiteks tuli esimest korda iPhone 6 Plus, millel oli tolle aja kohta meeletult suur 5,5-tolline ekraan. Ma mäletan seda, kui tuli esimene Galaxy Note, mis oli 5-tolline ja samal ajal oli mingisugune tollal oli vist ikka tahvelarvuti 5-tollise ekraaniga mõlemad, eks ole, tundusid nagu meeletult labidad. Aga iPhone 6 Plus tuli 5,5-tollise ekraaniga ja see oli ikkagi nagu selline väga suur ja kuju muutus ka, eks hoopis teistsuguseks, kui ennem jällegi läks tagasi veidi selliseks ümaramaks. Ja teine suur asi, mida me tänapäeval peame nagu iseenesest mõistetavaks, aga mis oli tegelikult esimene just iPhone 6 puhul oli siis NFC ja mobiilsed maksed, eks Apple Wallet, eks ole, et seni me telefoniga põhimõtteliselt niimoodi puudutades maksta ei saanud, et iPhone 6 ja 2014 oli siis see aeg, kui see tuli massidesse. 2016 oli ka siis see aeg, kui tuli soodne ja hea telefon, kui ennem rääkisime iPhone 5C-st, siis see nagu ei olnud väga edukas. Aga 2016 tuli iPhone SE, mis oli siis iPhone 5 korpuses teine sisu, eks ole. Ja see oli ikkagi nagu väga edukas, kuna $399 hinna eest midagi sellist polnud nagu Apple'i maailmas varem nähtud, eks ole. Et see oli väga edukas ja iPhone SE on siiamaani, eks ole, müügis ja see oli soodsate väikeste telefonide ilmselt ikkagi etalon, eks ole. Ja peale seda iPhone 7, 7 plus 8, 8 plus on sellised väiksemad uuendused ja iPhone 10 või iPhone X 2017 oli esimene, mis tõi siis äärest ääreni ekraani ja siis selle varem räägitud kulmu. Ja seal maailmas me tegelikult siiamaani oleme, et peale seda pole nagu välimuses sellist peale vaadates väga drastilist muudatust toimunud, et ekraanid on natuke suuremaks läinud ja
kaamerad on palju paremaks läinud ja nagu ikka sellist sisud, aga tegelikult järgmine suur muudatus ilmselt võibki juhtuda, 2 asja, mis võib juhtuda, esimene asi on see, et kui kaob siis ära see kulm, eks ole, Prodel vähemalt, ja teine asi, mida mina ise ootan, eriti nüüd, kus mini ära kaob, siis julgeks arvata, et lõpuks ikkagi kevadel, kui uus SE välja tuleb, võib juhtuda see, et see SE pannakse siis sellisesse, jääb sinna see tavaline kulm ja pannakse äärest ääreni ekraan, eks ole sinna, et on aeg. Just. On aeg. Et selline on selline lühike iPhone'i ajalugu, et iseenesest täitsa põnev, et päris palju asju nad tegid nagu ikkagi esimesena ja näitasid teed ja eks näitavad teed siiamaani. Kui me nüüd selle iPhone'i teema oleme lõpetanud, mainisin veel juurde ära veel korra, et siis 7. septembril on see kuupäev, kus me uusi iPhone'e näeme, nii et võite selle omale kalendrisse kirja panna ja jälgida, et kindlasti on nii meie sotsiaalmeedia kanalites kui ka Apple'i ametlikes lingid siis kohtadele, kus seda ülekannet vaadata saab. Just vahetult enne, kui Apple oma uusi asju näitab, tuli Google välja siis lõpuks ametliku versiooni Android 13. See aasta isegi tegelikult veidi varem, kui tavaliselt juhtubki see neil kuskil septembris või nii, siis sel aastal juhtus siin augusti keskpaigas. Ja võib-olla oli vahe selles, et erinevalt eelmistest versioonidest beetad, mis siin suve jooksul inimesed Pixi telefonide peal proovida said, olid üllatavalt stabiilsed ja võib-olla see stabiilsus tuleneb sellest, et see ei ole väga palju uut. Ja ilmselt on näha, et ilmselt ka siin Samsung ja suuremad partnerid saavad selle Android 13 endal käima vähemalt sellistes tipptelefonides veel selle aasta jooksul. Aasta lõpus tavaliselt tuleb just, mis on tegelikult ikkagi ka päris väle. Sest Samsungil on ju ka see One UI 5.0, et see 13 beta on ju teises või 3. faasis juba ja seda on täitsa teatud kasutuskonnal on seda nii-öelda proovida ja kasutada antud. Ja huvitav on see, et lugedes tagasisidet tegelikult sealt ei olegi väga mingid vigased. Probleem oleks, just et põhilised uuendused on tegelikult välimuses. Huvitav ongi see, et Samsung millegipärast alustab neid oma beta-teste Poolast, mitte USA-st. Ilmselt on piisavalt väike turg, aga samas piisavalt suur turg, eks ole, et selline keskmine turg ja ilmselt Ida-Euroopa inimesed nagu meiegi siin, meie küll kipume pidame rohkem Põhja-Euroopa inimesteks, aga me oleme nagu sellistele poolpidustele, uuendustele või sellistele mitte veel varajaste tarkvara väljalaskmistele nagu kuidagi vastuvõtlikumad, et meile meeldivad uued asjad isegi siis, kui väga hästi töötab. Ja seal on, ma arvan, selle turuvalikul või selle testvalikul võib olla ka see, et teatud maades või teatud inimgruppides on see, et neil on vaja tagasisidet saada ja reaalselt tagasisidet ka, et keegi annaks ka, et mõnes kohas inimene lihtsalt elab selle vea üle, laseb kas midagi maha, laseb peale. Aga teiselt poolt on siis see, et mingi teatud turul inimene kirjutabki reaalselt tervet, näe, ma siin leidsin siukse vea ja siis on nagu see tagasiside, see, mida nad üldse ju beta puhul ootavadki, et parandada saaks. See on tegelikult see, mille üle Microsoft kurdab, et kui nemad annavad Windowsist betad välja siis sellele community'le, siis väga paljud kasutavad, aga tagasisidet antakse vähe, et just siis asjalikku tagasisidet antakse vähe. Lihtsalt vannutakse, et jälle see ei tööta või see ei tööta, aga kirjutagi siis selle kohta nii. Kuidas ei tööta, miks ei tööta, seda ei viitsi keegi kirjutada. Kirjuta nupp, et näed, see asi ei tööta, et need reportid ei lähe ju alati kuhugi mingi roboti kätte, vaid seda tihtigi vaatabki reaalselt kõigiga võib-olla üle ja siis teeb vastavalt sellele siis mingisuguse korrektuuri kuskil ja oskab ka parandada midagi, et seda tagasisidet on just alati vaja selle beta staadiumis softi puhul. Ja siin on nagu mõningad uuendused ikkagi on. Põhiline jätkuvalt on see, et rohkem on siis privaatsus selliseid seadistusi ja saad valida näiteks seda, et kas äpp võib sulle saata teavitusi, mitte esimese teavituse, kui äpp, mida äpp sul saata tahab, tuleb sul selline suur aken ette, kes ütleb, et luba või ära luba, eks ole, ja siis kui sa ütled ära luba, siis see äpp enam kunagi sulle teavitusi saada, kui sa just teda vahepeal seadetest ei muuda. Et see on nagu väga hea. Ja teine asi, mis on huvitav, mis nagu meil on võib-olla eriti tähtis, on see, et äpi keelevalik, et kui seni äpi arendaja sai teha keelevaliku äpi sees, aga vaikimises Google äppidel ei ole keelevalikut, ongi see, et kui sul on süsteemi keelest sõltuvat, kui sul on süsteemi keeleks valitud eesti keel, siis on eesti keelne, kui vene keelest on vene keelne, kui inglise keelne, aga sa ei saa teha seda, mis mulle meeldib, et mul on menüükeel on inglise keel ja äpid, mis on eesti omad, on eestikeelsed ja seda nagu siiamaani teha ei saanud, kui äpi arendaja ei pannud seda valikut oma äppi sisse või jälgis nagu nii-öelda Google'i poolt ette antud soovitusi. Ja nüüd on siis ka süsteemi siseselt olemas, et kui äpis on olemas rohkem kui üks keel, siis seda saab igas äpis valida siis Androidi enda seadetest, mis ennast huvitav. Ja ma arvan, et Google äppide jaoks on see eriti huvitav lähenemine. Kurvem lugu on see, kui tehakse äppist uus versioon, mida
ei toeta valitud keelt, minul on just hiljuti kogemus sellega, et ma sõidan päris palju jalgrattaga, ma kasutan niisugust äppi nagu Bikekeep, millel on siis olemas need rattaparklad, eks või sellised rattahoiukohad suuremate kaubanduskeskuste juures, Rimide juures, Selverite juures, Rocca al Mare keskuse ees näiteks on ja Maximate juures mõningate juures ja seal on nagu hea turvaline ratast hoida ja on tasuta, eks ole, väga, väga head need ja neil oli, kuna Eesti firma, neil oli päris hea äpp, nüüd see uuenes ja esimese asjana ma jäin oma rattaga lõksu, et ma ei saanud seda peale seda uuendust lahti. Ja siis ma pidin helistama nende abiliinile, õnneks ka õhtul hilja võeti vastu ja tehti käsitsi see ratas mul lukust lahti, aga seal on küsimus selles, kui enne oli see äpp eesti keelne, siis nüüd on valikus inglise ja prantsuse keel ja eesti keelt ei ole enam mitte kuskil, nii et ma ei tea, kas kogu see asi müüdi maha või nad võtsid kasutada mingi uue platvormi, aga igal juhul midagi on muutunud. Aga et siis Android 13 saab nüüd valida keelt ka siis, kui äpp seda nii-öelda oma seadetes ei paku, eeldusel, et see äpp on mitmes keeles olemas ja üks asi, mis välja ei paista, millest me oleme siin korraks maininud, on siis see, et uus Bluetooth standard, Bluetooth LC, mis toetab paremat helikvaliteeti, toetab mitmeid seadmeid ja nii edasi, et siin klappe, mis seda toetavad, on juba turul olemas, aga see klapid ei saa seda toetada enne, kui ka seade toetab, eks ole, Android 13 on siis see võimalus olemas ja ma ei ole küll kindel, aga ma usun, et ilmselt ka iOS 16, eks siis nüüd sügisel välja tulevate operatsioonisüsteemidega saab seda uut Bluetooth standardit ära kasutada. Seal on päris mitmeid eeliseid, põhiline on ikkagi see, et helikvaliteet on läinud märgatavalt paremaks ja lisaks siis see, eks ole, et mitu seadet on korraga toetatud ja muud sellised uuendused. Mingeid muid suuri nagu selliseid väljapaistvaid muudatusi Android 13 ei ole, aga päris palju on tehtud selliseid pisikesi välimuse muudatusi, mida ikka kiputakse tegema ja tehakse natukene nii-öelda mugavamaks kasutamine. Jah, just seda tegelikult tihti tahadki, et sa ei taha, et su op-süsteemis või sellises nagu harjumuspärases süsteemis midagi muutuks täitsa teistsuguseks, mida sa pead uuesti ringi õppima hakkama, aga ta lihtsalt näeks siuke ilusam, siuke modernsem, siuke lihtsalt nagu natuke fancy näeks välja, aga kõik töötaks samamoodi nagu ennem. Täpselt. Kõige parem asi on see, et lihtsalt oleks ilus, aga samasugune nagu enne. Et see on tegelikult kõigi nende suurte tootjate puhul, Google'i, Apple'i, Microsofti puhul on see probleem, et nad ei saa teha väga ägedaid radikaalseid muudatusi, kuna see tekitab inimestest segadust ja siis nad peavad nagu väga niimoodi tagasihoidlikult jupikaupa asju muutma. Mäletan, kui tuli iOS 7, see oli hoopis teistsugune kui 6 ja siis sellest oli väga palju vaadikat. Ümber õppima hakkama. Jaa, kui see väga palju ei muutunud, lihtsalt natuke muutusid närvid, ikoonid, asukohad ja juba oli palju probleeme, eks. Aga kui me rääksime ennem siin Apple Watchist ja Samsung uuest kellest ja sellest, kuidas nemad üritavad nagu teha sportlikumaid spordikelli, siis üks esimesi või selliseid suuri, mitte võib-olla spordi, aga siis fitnessi või sellise heaolukellade tootja Fitbit tõi välja 3 uut mudelit, nendest 2 on kellad, 1 on aktiivsusmonitor ja tegelikult ei ole mitte ükski nendest mudelitest päris nagu selles mõttes uut nime me ei näinud, vaid on siis Sense 2, Versa 4, Inspire 3, ehk siis 234, aga iseenesest Sense on tegelikult ju ka eelmine mudel oli selline hästi palju, see Sense nimi ütleb, kes on hästi palju sensoreid, eks andureid, mis jälgivad su und ja muid nende elukvaliteeti ja üritavad siis anda sulle selle põhjal juhiseid ja Versa on nagu teada selline soodsa hinnaga spordikell, mida saab kasutada Fitbit esimene GPS-iga kell, eks ole, saab kasutada siis sellisteks lihtsamateks trennideks, kus sul Garminit või mõnda siis kallimat kella veel vaja ei ole. Sellest üleüldist liikumist lihtsalt jälgib siuke asi, et kui sind ei huvita siuke põhjalikkus, aga sa tahaksid näha, et ta siukest nagu basic'ud asju kõiki näiteks. Lihtsalt, kui me juba räägime spordist, siis spordirežiim on nüüd 40, et siin on mitu erinevat asju juurde pandud, seal hulgas hiit ja jõutrenn ja tants. Ja kui palju sa tantsu jälgid, aga võib-olla tõesti nüüd saad vaadata. Lähed ööklubisse, paad kella tööle, et ma nüüd tantsin. Kuna ta tunneb ju liikumise pealt, tunnevad kellad väga hästi ära, mida sa teed pärast ja siis nüüd on tantsimise puhul, ta saab aru, mida sa tantsid ja kuidas sa tantsid, et kas sa tantsid õigesti või tantsid valesti või oskab äkki sulle juhenduse juhakuda. Tantsujuhendaja. Tantsupartner on käe peal nüüd. Just. Aga mis on nagu võib-olla veel huvitav, lisaks on see, et nad on lisanud ka füüsilisi nuppe, küll vist ainult ühe, kui seni Fitbiti kellade füüsilisi nuppe ei olnud, et Samsungil on tavaliselt vist 2 ja
Garminil on 2 või 3 sõltub mudelist ja siis nendel pärispordikelladel on käinud füüsilised nupud, kuigi nüüd on tekkinud puuteekran ka juurde ja Apple'il on teatavasti siis 1,5 ehk siis tegelikult üks nupp, mis töötab ka siis selle digital crown, see digitaalne kroon, eks ole, mida saab siis keerata. Et sellepärast on 1,5, et nupp pluss keeratav variant, mis on tegelikult ühes nupus koos, aga siis Fitbit on ka nüüd pannud siis ühe füüsilise nupu, mida saab pajutada erinevate funktsioonide jaoks ja põhiasi, mis on nagu muutunud, on see, kui teatavasti Google on ju pikemat aega üritanud Fitbiti ära osta, eks tegelikult ta ongi seda tegemas, aga see protsess on pikk sellepärast, et mõlemad on nii suured firmad, et see on kuskil nii-öelda erinevate ametkondade juures kinni, et nad kaaluvad, kas seda lubatakse või lubata ja tundub, et siiski mingil hetkel see luba tuleb. Ja Google muidugi seda ei oota ja teeb siin Fitbitiga kõvasti koostööd ja esimene asi, mis tuleb, on see, et kas siis Fitbit Pay asemele või selle kõrvale tuleb ka Google Wallet või Google Pay, praegu uue nime Google Wallet, mis tähendab siis seda, et kui sul on Google Wallet telefonis, siis sa saad põhimõtteliselt ühe sama seadistusega maksta ka kellas, et sa ei pea enam ja Fitbit Pay on teatavasti samuti nagu Garmin Pay'l, et ta on virtuaalne puutekaart, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et sul on see sama puutekaardile kehtestatud 50 € limiit, eks ole. Suuremas summas sa maksta ei saa kellaga. Siis Google Walletis ja Apple Walletis saab seebikaardid lubavad 150 €. Just saab rohkem maksta, eks ole. Põhimõtteliselt minu teada piiramatus summas lihtsalt sa pead vahepeal, kui sul summa läheb mingist hetkest suuremaks, sa pead panema oma PIN-koodi, eks ole, või sõrmejäljega kinnitama. Ja tegelikult PIN-kood on nagu nii kellal peal, et kui sa oled käe pealt maha võtnud, siis ta tihti PIN-koodi ei küsi, kui oled korraks eemaldanud, siis aktiveerimiseks uuesti tahab PIN-koodi saada jälle. Ja kes on näiteks endale soetanud Samsungi uue põlvkonna kella nüüd endale, siis ise maadlesin, mõned esimesed päevad maadlesin sellega, et Google Walletit külge ei saanud, ta ei lubanud kaarti lisada, otsisin interneti otsast lõpuni läbi, väga paljud olid sellega nii-öelda probleemi ees, et ei võtnudki kaarti omaks. Ja tuli välja, et kui Google Pay muutus Google Walletiks, siis näiteks ka Watch 4 tekkis juba see probleem külge ja eelkõige Masterkaartidega. Aga nüüd kuskil 3-4 päeva tagasi ja siis see muutus, et tulid kõik kaardid uuesti külge, et siin ka nii-öelda vennal ja paari sõbral ka, kellel kellad on käe peal, et kõik said siis uuesti külge, et kes proovinud oli vahepeal, külge ei saanud, et ärge siis lootust kaotage, et nüüd peaks uuesti kõik kaardid külge tagasi Watch 4-le ma sain kaardi ilusti külge, võib-olla see oli enne seda muutust. Ja enne oli mul samamoodi külleski, oli Watch 4-l ka, kui vahetasin ringi, siis esimese päeval mõtlesin, mis see nüüd on, et ei võtagi. Ja teisel päeval ka ei saanud, kolmandal ka ei saanud ja siis ma otsisin, nägin, et see on selline üleüldine probleem, et ütleme suht palju juba räägiti sellest. Aga eelkõige mainiti ära, et Mastercardida, kuna mul on Mastercard oligi. No Eesti pangad enamasti pakuvad Mastercard. Ja, seda küll ka ei saanud, aga nüüd on kõik korras. Ja teine asi, mis ongi siis see, et tegelikult see sama, mida sa mainisid, et see pinni küsimine Garminil ja Fitbitil on see peal, minu teades käib niimoodi, et korra 24 tunni jooksul küsitakse või peale seda, kui sa võtad andme pealt ära, et pulsi mõõtja põhjal jälgib seda, kas ta on andmel või mitte ja siis küsib turvalise võidus koodi. Seda enam, kui see kood on olemas, võiks tegelikult ju olla mingi linnuk ees, et jah, ma olen tean, et see on, ma ei tea, ise vastutan selle eest, et kui ma suurema summa keegi kellega maksab, siis mina ise olen süüdi, mitte tootja ei ole süüdi, eks ole. Võiks see summa suurendada. Ja ma ei tea, kas see oli kokkusattumus või mis, aga mul oli proovida võimalik siin ka Watch 5-ga siis, Samsungi Galaxy Watch 5-ga, et tal oli nii, et andsin kella teise inimese käe peale ja panin pinni sinna sisse, käe peal oli kell. Iga kord, kui ta keeras kella nii-öelda ekraani pimedaks, keeras tagasi, küsis uuesti pinni. Ta nagu tunneks omaniku käe ära ja võõra käe peal küsib iga kord, kui keerad, küsis kogu aeg pinni. Et ma ei tea, kas ta siis nüüd tõesti siis kuidagi jätab selle nii-öelda käe seal meelde või oli see mingisugune kokkusattumus, panin enda käe peale, võtad, keerad kell aktiivseks, ühe korra on pin sisestatud, kõik oli korras, kell töötab, sinna omaniku uuesti käe pealt eemaldad. Aga teise käe peal oli see, et jah, iga kord, kui keeras, küsis kogu pinni, et nagu aktiveerisid, kas ta nagu tunneb või tunne kella käe ära. Väga huvitav. Iseenesest teine asi, kui me Fitbitist veel siin natuke räägime, siis on see, et Google'i siis lisaks selle, et Google Pay tuleb ka Fitbiti kelladel Google Maps, mis on esimene kord, kui Fitbiti kelladel on kaardirakendus. Iseenesest loogiline, et Google tahab oma teenuseid järjest rohkem sinna panna, kui nad nagu seal nii abielus on selle oma vahel. Ja teine asi, mis tuleb või mis on huvitav, on see, et menüü või siis see kasutajaliides muutub järjest rohkem VROS-i sarnaseks, ehk väga Google'ilikuks, mis on võib-olla hea, sest Fitbiti see kasutajaliides oli väga siuke basic või selline hästi tavapärane, hästi lihtne või natuke liiga lihtne, eks ole, et vähe oli seda asju ja nüüd tuleb siis ka sinna uuendusi. Ja kolmas või kõige väiksem asi on siis Fitbit Inspire aktiivsusmonitor, mis 100 € aktiivsusmonitor, mis meenutab mulle väga Xiaomi oma.
et esimest korda on siin Spire-seerial ka värviline ekraan, kui siiamaani oli see Fitbiti kallimat aktiivsusmonitorid, eks ole, siis GPS-i küll ei ole, aga mis on SPO2 ehk siis verehapnikusisalduse sensor, oluline uuendus. Ja lisaks siis muidugi see, et Fitbit ütleb, et kuigi tal on selline suurem ja eredam ja värvilisem ekraan, siis aku kestab ikkagi 10 päeva, nii et nagu aktiivsusmonitoride kombeks, nendel aku kestvused on väga pikad. Et sellised on Fitbiti uued kellad, mis kohe-kohe peaks ka meile saabuma, nii et neid võib tulla varsti poodi vaatama. Täpselt kuupäevi meil veel ei ole, aga ilmselt see aeg ei ole kaugel, siin paari nädala jooksul tõenäoliselt nad jõuavad. Ja lõpetuseks teeme ühe sellise avaliku teadaande järjekordselt, et turvauudised, jah, et olge palun ettevaatlikud 2 asja, et esiteks on see, et väga palju on lisaks esiteks on see, et Eesti vastu tehakse palju küberrünnakuid, see on nagu ei olegi selline uudis, aga teiseks on see, et hästi palju on erinevaid petuskeeme jätkuvalt ja sinna õngel langetakse väga palju, et kui teil ikkagi helistatakse ja öeldakse, et teil helistatakse politseist või pangast või ma ei tea, maksuametist, siis pigem ei tasu seda uskuda ja see kõne ära lõpetada ja siis vastavatel ametkondadel või firmadel tagasi helista ja küsida, et kas te olete mulle helistanud. Et kindlasti ei tasu kuskile anda oma paroole, salasõnu ja kasutajanimesid, eriti kui pangad ja riigiametid ei küsi neid mitte kunagi, eks ole, see on selge. Telefoni teil eriti veel. Teile võitakse küll öelda, et nüüd me autendime teid Smart ID või mobiili-ID-ga, sel juhul te panete lihtsalt oma telefonis selle koodi, see tuleb teil samamoodi nagu tavaliselt, eks ole. Aga telefoni teel mingit koodi öelda kuskile ükski päris õige asutus kunagi ei küsi. Et see on kohe kahtlane ja sellised kõned tuleks kohe lõpetada ja kui see nagu kordub, siis võib-olla ka politseisse teada anda. Teine asi, mis on viimasel ajal nagu toimunud, on see, et mitu päris suurt, päris olulist teenust on põhjalikult häkitud LastPassi paroolihaldur, mis on hästi populaarne ka Eestis. Twilio Auti, mida mina ise kasutan, mis on selline 2-astmelise koodide äpp. Auti on küll mingi lääne firma, aga Twilio siis kontor asub ka Eestis, eks ole, siis meile päris lähedane firma. Et nemad said natuke pihta ja Plex Media server, et samamoodi saatis välja kirja, et neid on häkitud, nii et kui teil on kasutada neid 3 teenust, siis ma soovitan isegi siis, kui need nii-öelda siis häkid on sellised pisikesed ja otseselt võib-olla kasutada andmed ei puuduta, igaks juhuks tasuks need paroolid kindlasti ära vahetada. Krüpteeritud andmed, vähemalt Plexi kohta käis ja info, et läksid krüpteeritud andmed, mille lahtivõtmine võib küll aega võtta, aga see on eks oma turvalisus on, et kui kasutad sarnast parooli kuskil mitmes kohas, siis kiiresti ära muuta. Ja ma isegi peast praegu mäletan, kas oli Twilio või LastPassi kohta, aga ühe puhul öeldi, et meie miljonites kasutajatest on 93 oli siis need, kelle andmed kätte saadi, aga me tegelikult ei tea, kui palju neid tegelikult on, nii et selles mõttes alati tasub pigem karta kui kahetseda ja sellistel teenustel siis ma kordan üle, et LastPass, Auti ja Plex tasuks kindlasti esimese võimalus, kui need kasutajad oma salasõnad ära vahetada. Ja tegelikult igal juhul võiks aeg-ajalt oma salasõnu vahetada ka teistel teenustel, ma tean, ma ise ei kipu seda tegema, et ma nagu laisk selle koha pealt, ja loomulikult, kui me Autist juba rääkisime, siis 2-astmeline autentimine võimalikes kohtades igal pool sotsiaalmeedias, Facebookis, Instagramis, igal pool peale, et kas siis SMS-iga või veel parem mõne äpiga nagu Google Authenticator või Auti või mõni selline asi, et ilma selleta ühtegi sellist teenust, kus su isiklik andmeid või pilte või asju on, ei tasuks kasutada. Ja kui Print Samudast kirjutab, et tahab ära anda 15 miljonit eurot, siis ärge sellele ka vastake ega ühtegi kontonumbritega isikukoodi ärge vastu jumalast saatke. Nigeeria printse vist väga palju enam kirjutamas ei ole, et see on... Nad on loobunud juba. On mindud kavalamaid teid, et see kuigi seal väidetavalt töötas see päris hästi niimoodi, et nad kirjutasid meelega hästi vigases inglise keeles ja see oli see, et esimesed teadlikumad kasutajad kukkusid juba sellega ära, eks ole, see oli teada, et need, kes nagu ei pannud tähele, et see oli vigade keel, need jällegi tulid piisavalt head ohvrid. Aga ühesõnaga, et hoidke oma seadmed ja digitaalne elu turvalisena ja selle soovitusega me selle koos saate kokku võtamegi. Kohe on Berliinis algamas suur tehnikamess IFA 2022. 10 aastat möödas. Ja kindlasti me räägime Berliinist tulevatest põnevatest tehnikauudistest teile üsna palju ka siin saates ja erinevates sotsiaalmeediakanalites meie omades, nii et jälgige neid ja loomulikult, kui te tahate meile anda teada, mida me siin saates veel võiksime rääkida või mis teemadel nõu anda, siis palun kirjutage meile kas meie meediaadressil saade@euroniks.ee või nende samade meie Instagrami
ja Facebooki postituste alla, me kindlasti loeme need läbi ja võtame need kõik arvesse. Aga meie täname kuulamast. Kena päeva!